Näitame, kuidas teha surmasõlme. Vaja läheb seda näiteks sellisel juhul, kui oletame, et olete kukkunud kuskile auku, teile visatakse nööri ots ja nüüd on vaja iseennast sinna nööri otsa liigutada. Lihtne on seda sõlme õppida jänesehurumeetodil. Selleks, et see sõlm selgeks saada, selleks võtame sellise poole meetris natuke pikema nööri ja tekitame sõlme sellise nii-öelda nagu puu-efekti. Kui nüüd siit pealt vaatate, siis see oleks puu ja selline aas või see auk, see on siis nii-öelda jänesehurum. Puu on kogu aeg püsti, vajub natuke ära. Ja nööri teine ots on jänes. Piltlikult öeldes jänes tuleb õhust välja, ta jookseb ümber puu ja jookseb ulgu tagasi. Puu püsib paigal, jänes jookseb ühele poole ja tõmbab selle sõlme kinni. Ja see sõlm on piisavalt tugev, et siia otsa võib rüputada inimene täiesti vaevata. Selle sõlme lahti võtmiseks mingi tervist nippi ei ole, lihtsalt kuskilt otsast tuleb teda arvutama. Nii, teisena näitame ära ka kalamehe sõlme. Mingites internetiavarustes on selle nimi ka armastuse sõlm. Olen seda näinud. Kasutada seda on hea ühe jämedusega nööri jätkamiseks või kokkusidumiseks. Selleks võtame teise nööri, mis on sama pikk, aga et hea näidata, siis nööri üks ots on ära märgistatud. Piltlikult öeldes see ära märgistatud ots läheb siia peale, tekib selline rist ja ta käib siit aasast läbi. Tavaline nii-öelda liikusõlm. Nüüd edasi, see samane, mis oli enne peal tavaline märgistatud ots, läheb ka nüüd siia risti, tekib selline väiksem aas ja ta käib siit aasast läbi. Ja nüüd tõmmata selle sõlme kinni, ennem saate veenduda selle järgi, et sõlm liigub niimoodi. Tõmmata sõlme kinni kõvasti ja sõlm on nööri jätkamiseks piisav. Nüüd selleks, et seda sõlme lahti teha, siis üks variant on üritada seda arvutada. Lihtsam variant on see, et ühest aasast tõmmates sõlm vabaneb ja siis on juba teda lihtne lahti teha. Nüüd seasõrg. Hea sõlm näiteks kotisuu sulgemiseks, kui seda vaja teha. Selleks kõige lihtsam variant on, teil on nöör, on kas nii nagu minul on praegu laua peal ees, panete oma käed risti, võtate nöörist kinni, nööri otsad kukuvad ja nüüd te liigutate oma käsi eelkõige oma käsi. Täpselt nii, et see maapinnaga paralleelselt olev nöör. Üks on teie pool, teine on minu pool ja nüüd tõstetakse need niividi üksteise peale. Ehk siis kaugem tuleb minu poole ja nüüd sellest aasast, kus minu pöial on, siit käib kotisuu läbi ja tõmmatakse nöör lingule. Et oleks visuaalselt paistab ilus välja, siis selle järgi saate aru, et üks nöör jookseb ühele poole, teine teisele poole ja kolmas jookseb väga ilusti siit diagonaalselt pealt läbi. Kogu muusika. Nüüd üks parim sõlm, mida läheb vaja metsas näiteks, kui panete telgi püsti, siis telgi pingutamiseks. Üks väga hea sõlm on liuglevaas. Teha on seda väga lihtne. Et mul oleks seda lihtsam teha, siis ma teen oma selle nööri natuke pikemaks. See nööri ots on telgi küljes kinni, et siis siin hetkel mul küünarnuki all kinni. Ja teine nööri ots pannakse ümber puu. Siit suuremast august on puu läbi, nöör on peal, tekib selline nagu P-täht. Erinevus on see, et see vajalik koht, kui te kinnitate, on siin küljes augus sees. Nüüd võetakse see lahtine ots, tuuakse seda tiiruga siit seest läbi ja samas suunas tagasi, ehk siis tekib selline ilus aas. Nüüd selle nööri teise otsaga, selle sama nööri otsaga tehakse teistpidi, nii-öelda vastupidine, väiksem P-täht. Ja see pisike nööri ots pannakse siit august läbi, tõmmatakse pingule, kasutades kahte kätt
Ja nüüd seda sõlme eelis on see, et kujutame ette, et minu see sõrm on puu. Nüüd, kui mul on vaja seda telki pingutada, siis kui näete, ma praegu tõmban ei juhtu midagi, kui on seda vaja pingutada või lõdvemaks lasta, siis näpuga kaasa aidates see sõlm liigub. Teistpidi liigub ta täpselt samamoodi. Erinevus lihtsalt see, et selles olukorras ta ei liigu. Ja muud keerulist polegi sellega. Seda sõlme soovitan kasutada. On veel olemas topeltliuglevaas, mis tähendab siis seda, et peaks olema kirjade järgi natukene tugevam sõlm. Erinevus selle liuglevaasa ja topeltliuglevaasa vahel on see, et see P-täht, mis tehakse, esimene kord sellest suuremast P-täht tehakse 2 tiiru läbi. Üks tiir, nii nagu ma enne tegin, teine veel, tekib nii-öelda siia üks tühi rõngas ja lõpetatakse sõlm samamoodi. Väiksem P-täht, vastupidine variant ja nöörded tõmmatakse pingule. Ei ole veel ühtegi telki suutnud ümber ajada selle sõlmega, aga küll on neid väga hea pingutada, kui on puud läheduses. Kogu lugu. Nii lihtne see ongi sõlmede vahel.